Tervist, Motorsi vaataja. Nagu te näete, oleme jälle täna siin lasketiirus, meil on palju valgust ja samad mehed. Tere ka minu poolt. Täna vaatame siis natukene erinevaid vintpüsse. Kõigepealt natukene definitsioonist üleüldiselt, et reeglina nagu räägitakse sellistest pikematest relvadest, öeldakse lihtsalt püss. Et mis teeb siis nagu vintpüssist just nimelt vintpüssi ja mitte hariliku, nii rahvakeeli öeldes püssi, on just see, et tema relvaraua õõnes on vintsoonet sees, mis annavad siis sellest läbiminevale kuulile ümber oma telje pöörleva liikumise. See, kui kuul lendab rauast välja, siis näiteks 762 kaliiber Kalašnikovi puhul see kuul teeb ümber oma telje sekundis keskmiselt 3000 pööret. Et ta kruvib ennast päris hästi, ütleme, ümber oma telje. See aitab sellel vintpüssil siis, sellel vintpüssi kuulil õigemini, saavutada siis pikema lennudistantsi peale suuremat tabamistäpsust ja ka see kuuli tappejõud säilub siis pikematele distantsidele. Nüüd vintpüsse on ka suhteliselt erisuguseid. Laias laastus võib nad jagada oma toimepõhimõttelt kaheks. Ühed on siis mitteautomaatsed vintpüssid, nagu see täpsuspüss siin, ja siis poolautomaatsed või siis automaatvintpüssid, nagu see ameeriklaste M4 siin. Nüüd tsiviilkäibes Eesti Vabariigis ja ka suuremas osas mujal on siis täisautomaatsed vintpüssid ehk üleüldse täisautomaatsed tulirelvad keelatud. Nüüd mitteautomaatne vintpüss tähendab seda, et tema laadimiseks ei kasutata püssirahugaase, nagu te eelmisest saadetest mäletate, revolvrite puhul täpselt samasugune asi. Et revolvri puhul inimene füüsiliselt päästikule vajutamisega keerab ette uue padruni trumlis. Nii ka selles relvas padrunid asetsevad siis padrunisalves, mis siis kinnitub siia relva sisse ja siis tuleb siin lukk, relva lukk siis tagasi tõmmata. Söötur tõstab siis padrun ülesse, lükatakse käsitsi siis lukk ette, vinnastatakse ära sellega see päästemehhanism ja padrun siis padruninpesas, sooritatakse lask, eemaldatakse kest, lükatakse uuesti padrunpessa ja saab sooritada siis järgmise lasu. Nüüd selliseid mitteautomaatseid püsse kasutatakse reeglina täpsuspüssina pika distantsi peale täpsete laskude tegemiseks. Nüüd erinevalt püstolitest ja revolvritest on siis vintpüssidel suhteliselt pikk vintraud, eriti täpsuspüssidel. Ja kui selle käsirelva, ütleme, suurimad meistrid suudavad püstoli revolvriga suhteliselt hästi veel inimsuurust siluetti tabada, ütleme, kuskil 100 meetri pealt, mis on, ütleme, tavapärasest reaalsest käsirelva kasutamisest siis suhteliselt kaugel juba, siis nende vintpüsside puhul siis see konkreetne, sõltub kaliibrist, aga see konkreetne 308 Winchester kaliiber, ütleme, see tabamisprotsent on suhteliselt suur veel 600–800 meetrit selle kaugusel. Ja sellised täpsuspüssid reeglina on siis mitteautomaatsed, ehk siis riivlukuga või poltlukuga, nagu nimetatakse. Nüüd paari sõnaga siis poolautomaatsest vintpüssist, mida me siin näeme. Tegelikult me näeme ka seda sama relva siin. Nad on siis tegelikult üks ja sama platvorm, aga siis teisel on natukene rohkem lisavarustust siis peal. Poolautomaatsetel vintpüssidel täpselt samamoodi. Padrunite söötmine toimub salvest. Nagu ka püstolil tuleb esimene lask käsitsi vinnastada, tõmmates lukk tagasi, lastes ette, peale seda saab lasta. Ja iga lasu järel siis lukk tuleb tagasi, viskab kesta välja, liigub vedrujõul ette ja lükkab uue padruni pesasse. Ja siin saab siis lasta suhteliselt kiiresti ja täpselt, sõltuvalt relva kaliibrist ja tema tasakaalustusest, on see laskekiirus ka päris korralik ja laskekiirus päris hea täpne. Nüüd, et temaga millegile pihta saada, siis ütleme lahtiste sihikutega, metallsihikutega, nagu mul siin näiteks on teile pakkuda vana hea AK-47, siis selliste lahtiste avatud sihikutega, ütleme reaalselt mingile inimfiguuri suurusele siluetile, sest me ei räägi majade pihta laskmisest. Majale on ilmselt võimalik ka kaugemalt pihta saada, aga reaalsetes tingimustes, ütleme, see piir kipub olema seal 200 meetri peale. Et üle 200 meetri ikkagi naljalt juba sellist konkreetset lasku, et ta on
10 juhul 10 kindlasti ka tabaks sinna, kuhu me soovime. Selliste lahtiste sihikutega nagu naljalt teha ei saa. Siin tuleb appi siis optika, mida te siin ka juba näete. On erinevaid sihikud, on optilised sihikud, kus on suurendus peal fikseerituna, mis tähendab seda, et pikama maa peal on hea temaga lasta, aga lühema maa peale, kuna tänastes, ütleme, võtame siin armeest jällegi õppust, kus lahingud on siirdunud kuskilt põldudelt kaevikutest asutustud aladele, kus need distantsid võivad olla seal 5 kuni 10 kuni 20 meetrit, isegi sellised lühikesed, see on vintpüssi jaoks sellised suhteliselt lühikesed distantsid, siis suure suurendusega optikaga sealt suurt millegile pihta ei saa. Selle jaoks kasutatakse, nagu siin on, sellel M4-l, sellist optikat, kus saab siis reguleerida seda suurendustugevust, kus on siis nullist sisuliselt, kus ta üldse ei suurenda kuni 4-kordseni, mis tagab selle, et enam-vähem stabiilselt on võimalik tabada inimkujulist sihtmärki kuni 300 meetri kaugusele ilma suuremate probleemideta. Nüüd, et pikematel distantsidel jällegi oleks võimalik paremini temast lasta, täpsemalt lasta, sest inimene sellistes kriitilistes situatsioonides, kus tuleb relva kasutada, midagi ei ole teha, käed värisevad, pulss on kõrge, siis kasutatakse relva stabiliseerimiseks kõiki võimalikke juhtumeid, liivakotte enam ammu endaga kaasas ei tassita, et viskame pikali, kui paned maha, siis ei näe seda relva, see relv peab kõrgemal olema, siis peab käte peal olema, kasutatakse tugijalga ehk pipoodi. Siin on ta siis käe toe sees, selline pipood, mis on võimalik siia sisse lükata ja vajadusel siis kasutatakse seda ees käepidemena, et seda relva oleks mugavam hoida käes. Kui on vaja pipoodi kasutada, lihtsalt ta vabastatakse ja siis saab siin juba nii-öelda seda kasutada toena, mis stabiliseerib seda relva. Sellel pikamaa täpsuspüssil on see pipood selline rohkem mehaaniline, aga selle võrra jälle kvaliteetsem. Selle nii-öelda rakendamine võtab aega, aga see ei olegi, ütleme, selline kiir lahingurelv või mis iganes. Siin mängib selle laskuri kasuks distants, nii et väga palju ta ei lase, aga selle eest kõik lasud reeglina snaipril siis loevad. Et ilma asjata nad ei pauguta, et oma asukohta mitte siis välja näidata. Poolautomaatsete vintpüssidega või täisautomaatidega siis reeglina relvastatakse need, kes tegelevad sellistel lähidistantsidel ja kellel on siis, nagu ütleme, tegutsemisega kiire. Nüüd